mõtlesin, et näitan ära mõned asjad, mis ma olen endale koju tellinud või ostnud viimasel ajal. Ma olen päris elevil. Koerad on hullult elevil. Tere! Uued asjad koju! Nii, minge nüüd! Minge nüüd! Minge nüüd! Ära! Nüüd on arvad, et see on mäng lihtsalt. Aga esiteks ma käisin ostmas Pepkost neid kasti juurde ja üks on juba täis ja teise viin ka kohe üles, sest mul juhtus siuke asi, et ma räägin, ma olen muidugi Jyskist ostnud neid kaste ja mul on need jõuluasjad igad, selles mõttes, et jõuluasjad panen ära, siis suveriided, nüüd põhimõtteliselt talveks nagu talveriid, ühesõnaga hoiustan igasuguseid asju. Ja need on jumala head, üksteise otsa tõstad lihtsalt ja saab panna või kuskile kapi otsa ja ülihea, et selles mõttes ma olen hullult rahul. Siis ma vaatasin, et kõrvatikud hakkavad otsa saama. Ostsin neid juurde. Ühe paki. Pärast viskan. Ikka läheb tarvis. Nii. Siis ma rääkisin, et mind ajab pingesse natuke see, et kõikidest nõudekomplektidest on see katki läinud ja siis on iga taldrik on erinev ja tahaks nagu kas või laua peal, nagu kui me hommikuti sünnipäevadel istume või mida iganes nagu lihtsalt, et võiks ju olla ühesugused taldrikud. Muidu on kõik erineva kuju ja suurusega ja neid iga kord, kui pesumasinast, nõudepesumasinast panen sahtlist, see on nagu pusle, vaata. Mis alla, mis peale, mis kuhu. Ja Pepkos olid siuksed elerohelised. Jumala hea suurus. 1,50 oli üks. Ja võtsin 6 tükki. Lähen panen need sinna. Lasen nõudekast läbi. Ja viskan kõik need teised minema. Õigemini tegelikult nad tuleks taaskasutusse viia. Mul on 2 või 3 kotti riideid pagasnikus, sõidab mul kaasas juba, ma ei tea, mis ajast. Peaks võtma ette ja ära viima, sest tegelikult nagu et taldrikud on kõik erinevad, aga nad on ju terved, et ma ei tea. Ilmselt peaks vist. Ja siis ostsin sellise asja. Ma olen ammu tahtnud. See on see alus, aga ta on nagu selle pöörleva põhjaga. Esiteks on ta jumala mõnus, kui külalised näiteks tulevad või kui ise näiteks õhtust sööme. Paned keset lauda, mingid asjad peale, et sa ei pea ulatama, keerad seda ja endale täpselt kruvid selle asja ette, mida sa parajasti tahad. Teiseks tegelikult ma olen näinud nendega organiseerida. Mul oli kunagi, ma ostsin mingist, tellisin kuskilt, ma ei tea, Temust või kuskilt ühe plastmassist. Ja see oli ülihea külmkapis mul, et paned mingid moosid või ketšupid ja asjad, ja siis ei pea nagu sobrama ja otsima, vaid lihtsalt keerutad, siis võtad, mis sul vaja on, aga mul on siuke tunne, et see on natuke suur külmkapp äkki. Ma ei tea. Ja teine asi või kolmas asi ongi see, et kappide organiseerimiseks, kui on köögis mingi siuke kapp, kus on samamoodi jälle mingid asjad, et ei pääse ligi, kõigil on maitseained, mida iganes, paned selle kappi, jälle keerad, jälle võtad selle asja, mida sul parajasti vaja on. Et selles mõttes need on hullult head. Mäletan, ma mõtlen, kas siin on, see maksis 6 eurot. Nii et minu arust ülinormaalne. Et ülinormaalne hind minu arust. Ja ma pean mõtlema nüüd. Mul oleks tegelikult külmkappi või lihtsalt kappi või natuke väiksemat ausalt öeldes. Et ma ei tea, aga seal ei olnud natuke väiksemaid minu arust. Et ühesõnaga ma mõtlen, aga see on ülilahe. Ja siis siin seist tellisin, siin oli mingisugune soodukas. Muidugi lõpuks tuli välja, et see ainuke asi, mida mina tahtsin, ei olnud soodukaga. Aga ma näitan, mul on plaan. Ma aru, kus kohas see kast lahti käib. Ausalt öeldes.
ei ole midagi aidata, ma ei saa isegi seda hakkama. Siin sais on selline asi, et osad asjad on ainult netipoes. Et neid ei ole nagu selles poes siin olemas. Selles poes, mis on nagu füüsiline pood. Just nagu mingid neid kodu asjad muidu oleks läinud muidugi ostnud. Kui ma päris ruttu tuli ära. Ei saa üldse kurta. Ma mingi mõne päevaga. Ja ma ei tea, mingis summas. Ühesõnaga, et tegelikult on see, et mingid asju ma tellisin veel mingi hetk sealt siin seist, siis tuli sinna automaati. Aga see vist oli nii suur, et see ei mahtunud automaati ja siis see nagu saadeti kulleriga ukse taha. Ma tegelikult oleks võinud talle poodi järgi ka minna või noh. Aga üks asi, mis ma veel ostsin muidugi. Kes teab, see teab. Ega ei saa ju. Vähe on veel. Vähe. See on tass. Aga vaata, milline tass. See kuju, see suurus, see no lihtsalt ideaalne. Ei, see mulle või ma ei tea kõigile, aga ma praegu mõtlen, et kust tšekku mul tšekki oleks vaja. Sest nagu meili mingit arvet ka ei tulnud. Et ma pean vaatama. Aga mul on tegelikult nende tassidega see asi, et mul on mingeid tasse palju. Aga mingi vahe ma ostsin nagu hästi suuri. Ja mul oli mitu tükki sellist palmi mustriga. Ja mulle need väga meeldis, aga need olid liiga suured natuke. Ja nüüd on nii, et kevad on käes, siis ma istutan neid lillebeebisid ümber. Ja mul ei olnud sobivaid potte, nii et ma panin nad sinna tassidesse ja nad sobivad sinna nii hästi, mis tõttu. Kusjuures see on nagu selles mõttes jumala multihooajaline tass, et siin on palmioksad, nagu suvi kevad. Samas ta on helesinine ja valge, mis tähendab, et talv, eks ju. Nii et sobib igaks ajaks sügisel, noh, ma ei tea, elame üle kuidagi, aga kõikideks muudeks hooaedeks tundub, nagu ta oleks tehtud. Ühesõnaga jah, et minu meelest jumala mõnus ja see oli mingi mõni euro. Et selles mõttes ideaalne jälle, kuna mulle väga meeldib hommikul tassi valimise rituaal. Nii, aga nüüd siis see asi, mida ma kõige rohkem ootasin ja mida... mis on siis see asi, miks ei saanud ta mulle tulla pakiautomaat ilmselt. Ma ei tea, kuhu ma tuppa ma selle panen, sest see on jälle selline asi. Multifunktsionaalne. See on üks sükene organisaator riiul hoidik, mida mulle kogu aeg viskas Facebooki reklaamis. Ja ausalt öeldes, ma alguses mõtlesin, ma ei telli seda, sellepärast, et mina olin nagu harjunud sellega, et siin seis on nagu hästi odav. Ja see riiul ei olnud hästi odav. See riiul oli üle 30 euro, mis on nagu põhimõtteliselt selline, et selles suuruses riiuli, ma ei tea, selle hinna eest saaks juba Ikeast või ma ei tea, ükskõik kust mujalt. Et siin sei kohta mind natuke üllatas, et ta oli nii kallis. Küll aga on ta selles mõttes, ütlen ideaalne, et teda saab kasutada. Mina praegu selle konkreetselt ostsin selleks, et panna sinna oma pooleli olevad heegeldamised. Ehk et praegu mul on siin mingid lõngad, seal mingid lõngad, et ma saan panna pooleli olevad tööd, kõik lõngad, ma praegu kasutan nõelad. Ja siis on ka see, et kuna ta on nii väike, ma mõtlesin, et äkki ma saan teda näiteks lihtsalt, või no ma saangi. Aga et kui on vaja näiteks üleskorrusele, ma võtan sinna kaasa, kui on, tahan all teha, tahan siin diivani peal teha, tahan seal tooli peal teha, ükskõik lihtsalt tõstan seda endaga kaasa. Sest see lõnga majandus natukene ausalt öeldes läheb siin hulluks, aga nüüd tuleb välja, et seda tuleb hakata kokku panema. Ja siin on kruvid ja asjad, mis ei ole nagu väga lahe. Aga selline
peaks ta olema. Ja teine asi, kuhu ma teda mõtlesin, on tegelikult sahvrisse. Et sahvrisse mingite asjade hoidmiseks, sest kevad on käes. Varsti läheb soojemaks seal koridoris, mis tähendab, et ma loodan, et ma saan hakata seda tegema, sahvrit varsti korda tegema. Aga, okei. Töövahendid on kaasas. Aga ma ei saa neid kätte. Nii. Kruvisid peaks olema kõik kruvid ühesugused. Mis on? Et kui sa paned selle peale mida kokku. Jaa. Natuke väiksem, kui mulle pildi pealt tundus. Aga vaatame. Kuidas? Sa oskad saksa keelt? Natuke oskan, aga saad sa aru või? Selline tööriist. Ja ma suutsin seda valesti kasutada. Uskumatu. Aga tõsi. Jep, täpselt. Nii, aga nüüd paneme siit selle ja selle. Ära mõne tähele, kui ma hääldan valesti, aga ma ütlen sulle lause. Ich liebe dich liebe nur Mayo. Jaa. Ma ei armasta sind, ma armastan majoneesi. Eige! Ma ei armasta sind, ma ainult armastan majoneesi. Issi. See on nagu midagi, mida Issi ütleks. Ainult, et ta ei ütle, sest ta armastab meid. Ta ükskord ütles mulle, et ta armastab mind isegi rohkem kui majoneesi. Mis ütleb väga palju. World is just a cat playing with us Australia. Lahe vaade, praegu siin pärlid kaelas. Ehitan riiulit. See on tõesti pisem, kui ma arvasin. Selles mõttes, et kui ma enne ütlesin, et see, et minu arust see on siin hindade kohta natuke kallis, siis nüüd, kui ma aru saan, kui pisike see on, natuke siuke temu vibe, et arvad, et tellid diivani ja siis tegelikult tellid nukumööbli. Ahaa! Nii, ja ma arvasin, et see on suurem. Nii. Tadaa! So lovely! Näed, selline. I don't like it. Minu arust väga lahe. Jumala ideaalne. Ma arvan, see on mingi laste mänguköögi. Ei, no ei ole. See on sahvrisse. Aga nüüd saame, see söögi asjad panna siia, need purgid ja asjad. Ma arvan ikkagi, et ma ei tea, ma äkki ootan mingi sooduka ära ja siis, kui mingi soodukas tuleb, siis tellin neid juurde, sest et 30, ma ei tea, mitme euro eest ma ei raatsi neid tellida. Aga kui nad oleks soodukaga, siis ma raatsiks. Ja nüüd ma saangi siia panna
oma heegelnaelad. Nii. Siis siin on üks korv mingite lõngadega. Nii. Ojaa! Kõige alla ma panen selle mantli, mis mul pooleli on. Mul on igasugused need, näed tegelikult vaata. Ma olen päris kaugele jõudnud juba sellega. Ma loodan, et ma varsti saan teile näidata oma mantlit. Tahtsin seda kevadeks valmis saada, aga kevad jõudis ootamatult enne kätte. Aga nüüd ma tahaks selle kuidagi ilusti lappida siia kokku ja panna siia kõige alla. Ma ei saa. Nii, kõige alla see ja siis keskele. Keskele panen siis kõik need poolikud lapid. Osadel mul on valge äär juba tehtud, osadel veel ei ole. Järjest teen neid juurde. Ja siis... Nii. Kus? Aha. Siin on see lõng, millega ma teen seda valget osa, selle panen siia. Ja selle värvilisega, millega ma neid lappe teen. Selle panen ka siia. Ja väga super. Siia mahub veel isegi. Ja siis on nii, et kui ma tahan kuhugile minna teise toanurka, võtan lihtsalt selle riiuli. Hops, 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 kõik asjad on olemas. Lohistan ta teise kohta. See alumine... Ei no ma proovin mitte parandat kraapida, aga üldiselt see alumine, kõige alumine kast ei seisa normaalselt. Muidugi ta ei ole mõeldud ka niimoodi kogu aeg liigutamiseks. Aga mina olen enda poolt kõik õigesti teinud. Ja nüüd... Näed, ideaalselt. No mitte päris ideaalselt, aga enam-vähem ideaalselt. Hops, ta mahub siia. Nii et kui ma parajasti heegelda, panen ta siia. Jumalast ta mõnus. Ilus värviline. Eest ära. Koerad jälle arvavad, et ma nendega mängin. Jah. Joo, sina ka. Minge nüüd. Appi. Koduvägivald. Okei, võt. Sellise riiuli sain ja ma olen nii rahul. Ma olen nii hea meel, ainult et natuke kallis. Aga tegelikult oli kerge kokku panna, kui oleks õigesti teinud kõik algusest peale, oleks veel lihtsam olnud. Ja jumala hea saan kõik oma heegeldamise asjad siia kokku ära panna. Mul on üks tokk seda veel autos ja seda ka, mul polnud seda lihtsalt kuhugi panna. Nii et ma lähen toon need ära. Molli. Panen ka siia. Ja siis on jumala super. Ma olen nii rahul. Aga 30, ma ei mäleta, 2, 4, 6 eurot. Ma ei tea. Aga selle eest ma sain tasuta tööriista ja ühe varukruvi. Võt. Aga ühesõnaga. Nii, Tossu, tuled ka näitama ennast. Oi, Tossu, koerad on kadedad, koerad on kadedad su peale nüüd. Jaa. Ühesõnaga, siin üle pullumajaks ära. Et ma arvan, ma tõmbangi selle vlogi siin kokku ka. Et aitäh, et sa olemas oled. Ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Ma ei saa kinni panna, Molli!
esiteks ma käisin ostmas Pepkost neid kaste juures. See nagu kast on see erinevad klubid, ole ju. Sina olid siit puudu veel täpselt. Super, juba valet pidi. Kuidas see võimalik on? Kuidas see võimalik on, et see auk on teisel pool, kui need on... Ma olen juba närvi. See ei olnud valet pidi. Võib-olla sellepärast enne, et ma kasutasin seda tööriista täiesti valesti.